Tere taas, hea elulabori kuulaja. Tänase saate külalist tean ma juba päris mitmest erinevast eluetapist. Kõigepealt Rakvere teatrist, hiljem juba Rakvere Reaalgümnaasiumist. Kui keegi oleks aastaid tagasi öelnud, et ühest tagasihoidlikust ja vaiksevõitu tüdrukust saab näitleja, õpetaja, laulukirjutaja ja oma albumi väljaandja, siis võib-olla poleks seda kõike uskunud. Aga elu oskab vahel üllatada. Täna vestlen inimesega, kelle teekonnal on olnud oluline koht nii kooliteatril, Rakvere teatril, õpetajatööl kui ka julgusel teha ära asju, mis esialgu tunduvad natuke hirmutavad. Räägime sellest, kuidas sünnivad rollid, kuidas sünnivad laulud ning miks tasub vahel lihtsalt julgus kokku võtta ja esimene samm ära teha. Minu tänane vestluskaaslane on näitleja, õpetaja ja laululooja Silja Miks. Head kuulamist! Kui olin veel ma väikene plikatirts, istusin rannas kivi peal. Vaatasin taamale kaugusse eemale sinna, kus silmapiir. Sinna, kus kohtuvad taevas ja meri, sinna, kus ongi ilmaäär. Vaatasin, ootasin, kas juba märkangi ma printsi saabumas säält. Rahnudel istusin, vetikaid paitasin päiksega, kui juttu ajasin. Ootasin, kuni ta uinudes merre kaob ja saabub hämaring. Jälgisin värvide pillerkaart taevalael, kuni selle kattis must ja sloor. Ja nii öö saabuski, süttisid tähed ja laulis konnade koor. Vaata, kui ilus on maa, kui ilus on maa, mida armastan ma. Vaata, kui ilus on maa, kui ilus on see. Tere Silja! Tere Jaanus! No vaata, kui ilus siin on. On, väga ilus on. Nii nagu lauluski, esimene laul kõlas pealkirjaga Vaata, kui ilus, sinu debüüt albumilt Toora. Nii on, jaa. Ja see koht, kus me täna seda juttu räägime, ei ole üldse mitte kuskil Silja Häärberis kuskil või korteris või kus iganes sa oled ja toimetad, vaid laval ja täpsemalt ringlaval. Jah, ja kui tegelikult ei ole ma siin kunagi esinenud. Ma olen küll mõnel kontserdil käinud. Aga jah, siia Vallimäe ringlaval ma tõesti ei ole esinejana jõudnud. Nii et väga põnev on siin istuda ja mikrofoni taga. No võt, et nagu lavalised segadused on jätkuvad meil siingi, eks ole. Jah. Väga hea. Mulle tavaliselt ikka meeldib alustada oma jutuajamist sellega, et kus ma olen oma vestluskaaslasega kokku saanud või mis meid seob. Küsimus kõigepealt sulle. Kas sa mäletad, kus sa mind esimest korda trehvasid? Ma ei ole päris kindel. Aga ma arvan, et see oli ikkagi teatris, Rakvere teatris. Ja siis oli väikses saalis, oli sel ajal oli meil ka kino näitamise koht. Ja seal sa filme meil näitasid, ma arvan, et sealt ma sind mäletan esimesena. Väga äge, vist küll, jah. Jah, sai see kinodirektor olla 13 kuud. Uhkelt kõlab, eks ju. Jah. Hopsti! Tuul käib meil peale. Mina mäletan sind muidugi kõige esimest võib-olla sellist nii-öelda äkki ametlikumat, siis kui ma läksin Reaalgümnaasiumis logopeedi kabineti Kaie juurde. No see on ka põhimõtteliselt, ma seal vist isegi juba pesitsesin mis selles ruumis. Ja sina istusid seal laua peal ja Kaiega ajasid mingit juttu. Ja sealt ajal praktikant. Või mida iganes sa tegid mingit praktikasju? Jaa, ma õppisin Tartus eripedagoogikat ja logopeediat magistriõppes. Ja siis ühel hetkel oli vaja teha ka kooli praktika. Nii et siis Kaie juurde ma sattusin Rakvere Reaalkooli.
nii et tõesti paar kuud ma seal figureerisin, aga ma ei mäleta sind sellest ajast absoluutselt. No vot, selles ma tahtsingi küsida, mida sina mäletad ja kuidas mina mäletan. Loomulikult ma teadsin, et sa Rakvere teatris töötad ja toimetad ja seal oma leiba teenid. Aga niimoodi, et me igapäevaselt oleks hakanud suhtlema nagu kolleegidena, siis oli ikka Reaalgümnaasium see. Jaa, lõpuks siis, kui ma päriselt vist tööle tulin. Jah. Sa oled ise Rakvere Reaalgümnaasiumi vilistlane. 2001 vist lõpetasid või? 2001 lõpetasin, jah. Sel ajal oli väga populaarne Reaalgümnaasiumis teatri suund, siis hiljem ta oli teatrifilm suund. See oli üldse selle klassi lõpetaja. Ei ole ja see oli väga teadlik valik, sest et ma ei tea, mis mul arus oli, aga kui oli see valik, et millisesse suunda ma siis õppima läheksin 10. klassi, siis ma mõtlesin, et majandusse ma kindlasti ei lähe, sest et mulle ei meeldi numbrid, ehk siis kõik see, mis on seondunud arvutamisega ja rahaga, see on nagu out. Kas siiamaani? Siiani. Väga keeruline on. Aga kuidagi ma hakkama saan. Ja siis teine variant oli see, et kas siis nüüd reaalsuund või siis teatrisuund. Ja valiku tegin ma siis selle põhjal, et ma teadsin, et sinna teatriklassi millegipärast lähevad need, kes ei viitsi väga palju nagu pingutada. Kindlasti oli väga palju erandeid, aga millegipärast nagu selline kõlakas liikus ringi ja mõtlesin, et aga mina tahan pingutada, et ma tahan nagu hästi palju õppida ja et oleks hästi raske, et mulle meeldib, kui on raske. Ja seega ma valisin siis loodusteaduste suuna endale õpinguteks. Reaalloodus oli see isegi peenema sõnaga vist. Just. No, näed siis. Et just sellepärast, et saaks palju õppida. Loodus... Et ei oleks sellist valikut üldse, et käin niisama koolis ja eriti midagi tegema ei pea, et oleks ikka selline raske ja pingutust nõuda. Eks mina olen seal majas 16 aastat toimetanud ja kui seal vahel tuli kostus, et kellel seda teatrit ilu ikka vaja on. Et tööd tuleb teha. Aga see on nagu see küsid muusiku käest, et mis tööd sa teed. Muusik olen, aga mis sa muidu teed, mis sa päriselt teed. Ka näitajatelt tegelikult küsitakse aeg-ajalt sama küsimust, aga mis su päris töö on? Et käid mängid laval, aga muidu. Aga see, et sa olid seal reaalloodussuuna klassis, ei üldsegi ei seganud sind otsa koperdama tolleaegse teatrisuuna õpetajale Tiina Kippelile. Kuidas sa talle jalgu jäid? Tema jäi mulle jalgu tegelikult. Sul oli teda vaja, jah? Sest, et meil oli põhikoolis väga huvitav klass. Ehk siis alates 5. klassist me hakkasime tegema tüdrukutega oma klassis näiteringi ja me saime isegi kampa mõned poisid ja iga kord, kui oli lastevanemate koosolek, siis me neile esinesime. Tegime tantse ja laule ja näitemänge, ise kirjutasime tekste ja väga tore seltskond oli meil. Ja sealt kuidagi hästi loomulise jätkuna tundus, et ma lähen näiteringi edasi, mida siis Tiina Kippel juhtis laulumänguselts Karlasse. See oli siis 6. klassis. Nii et jah, et ma lõpuks olin loodusteaduste suunal õppisin, ei kuidagi takistanud mitte seda, et ma ei tee teatrit või muusikat või et see oli nagu igapäevane siine elu nüanss minu juures, jah. Kas see on mingi väljaelamine või see oli mingi lõõgastushetk, et umbes, et heas mõttes tuupimisele tahaks nagu mingit pehmemat asja juurde? Ma ei mõelnud nii, et mul on vaja nagu mingit vaheldust, aga lihtsalt see oli see, kus ma tundsin ennast hästi ja turvaliselt ja mul oli hea olla, sest et ma sain olla mina ise. Tiina Kippel on sinu kohta öelnud järgmised laused. Nii. Et Silja oli selline vaikne, väga vaikne. Ta oli 12 aastat vana, kui käisime Karlaga Hispaanias. Ma arvan, et 3 nädala jooksul ütles ta võib olla 3 lauset. Selline vaikne jälgija. Palun seleta. Uskumatuna. Kas ta rääkis midagi toredat veel sellest reisist? Vastame praegu sellele küsimus kõigepealt. Mis ma ikka kommenteerin, aga nii ongi. Ma räägingi väga vähe, sest et mis ikka lobised, kui midagi öelda ei ole. Et meil lobisemisest palka ei maksta, jah?
ega seal olid, ma olin ikkagi ainus, kes minu meelest oli nii noor, kõik teised olid palju vanemad, ma ei tundnud neid. Ma istusin Tiina Kippeli kõrval kogu selle sõiduaja, ehk siis õpetaja kõrval, oled 12-aastane, et no mis sa ikka räägid. Igaks juhuks ei tee suud lahti. Et tõstab välja bussist. No nii hull õnneks ei ole, aga jah. Mis te seal Hispaanias tegite? See oli meil preemiareis, sest et me tegime vanema grupiga siis seal teatrifestivalil, tegime Roomiat ja Juliat. Ja me võitsime siis selle festivali, saime esimese koha ja preemiaks saime ühe teise teatriringiga, saime minna siis Hispaaniasse. Nii et bussiga me sõitsime nädal sinna ja nädal tagasi. Aga mis me seal tegime? Ma ei mäleta. Lihtsalt käisime ringi igal pool. Palju üks 12-aastane laps ikka mäletab, et saaks poodi limpsi ja saia. Ja tegin palju pilte, seda ma mäletan. On need pildid alles ka veel? Jaa, on. Väga. Võime ette kujutada, kui hea soe seal oli. Ja. See oli väga soe. Varjus oli 40 kraadi, ma mäletan. See vist esmakordne kogemus. Ja käbid olid nii suured, et nagu paned 6 meie käbi kokku, et siis saad ühe käbi. Seda ma mäletan. Sul käis kogu aeg nagu võrdlus, eks ole, kuidas on meil ja... Kas sa ise oled ka ennast kellegagi võrrelnud, näiteks kas oma klassikaaslastega või ütleme, räägime see Karla teemast või ka õppimise mõttes või mõni õpetaja on sulle eeskujuks olnud, kelle moodi või kelle sarnaselt sa oled tahtnud näiteks toimetada? Vaat sellele küsimusele ma ei oska vastata. Enne me siit ära ei lähe, kuni sa vastad. Ei, nagu kelle moodi? Ei, ma ei tahtnud ühegi õpetaja moodi olla. Mingi eeskuju võib-olla või? Ei, no ma ikka ju väiksena vaatasin hästi palju filme. Teatris ma väga palju ei käinud, aga kinos veetsin ma oma kõik päevad, ma vähegi mäletan, sest et mu ema töötas Kinoilos, ta oli seal direktor ja siis ühel hetkel oli ta veel mingi muu asjapulk. Ja mu isa oli kinooperaator, ehk siis ta näitas filme, nii et kinosaalis ma istusin hommikust ööni. Mina ei tea, kuidas sa nii valesti läks, et lava peal ise kino arenguga no, arenenud kino sees, nii nagu mina kunagi lapsepõlves on ju, läks teatrisse, noh. Et loomulikult ma tahtsin olla äge ja nii nagu kõik need muud näitlejad seal kinolinal. Ja tegin ka kõike, mis nad siis, mida ma kinolinal nägin neid järgi. Ja mul olid õnneks, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga kõik need sõbrad, kes mul ümberringi olid, kellega ma siis hoovis või ümber majade mängisin, siis nad olid nõus minuga kaasa tegema igasuguseid lolluseid ja kõiki neid filme, mida me käisime vaatamas. Me kõik mängisime otsast lõpuni läbi, kõik tekstid olid peas. Et täiesti hämmastav. Olid nagu liider nende jaoks? Ma ei tundnud, et ma oleks nagu liider olnud. Sest tegelikult ma ju olin ikkagi väga vaikne laps ja tagasihoidlik. Nii nagu see lause siin kirjas on. Just, midagi rääkinud, aga anna ainult roll. Elad lava peal ennast välja, eks ole. Selle koha pealt on järgmine lause Tiina Kippeli poolt. Nii. Teine, mis Tiina väga hästi sind nagu iseloomustab sind või sind hästi mäletab rollide seisukoha pealt on, kui sa mängisid muusikaalis Mary Poppins. Miss Andrew, ma ei tea, kas hääldasin õigesti või? Jah. Sa olid lapsehoidja tõeline karakterroll ja siis sain aru, et selles tüdrukus on peidus väga palju. Tahad, et ma kommenteerin? Ja, absoluutselt. Ootan kommentaari. Kuidas sa nii noorelt juba kooliaeg teadsid, et sinust saab lapsehoidja? Ma tunneks lapsehoidjad minust siiski ei saanud. Aga vot ma ei teagi. Minu see esimene roll, eks ju, see oli see Romeo ja Julia, mida me siis vanema kursusega tegime. Minu selle vanema siis astme õpilastega. Siis seal ma ju mängisin ainult kivi, puud, tuult ja kaja. Praegugi tuula mikrofoni. Ja. Et kui Romeo hüüdis Julia, siis mina lihtsalt olin tema kaja. Julia. Aga et jah, ja ühel hetkel õnneks kuidagi, juhtus nii, et sain ikkagi sõnadisi rolle ka ja mis Andrew tõesti mängu tuli. Ja
mis oli tore, oli see, et see oli muusikal tõesti ja Tiina ise kirjutas sõnad, ise tegi viisid ja mängis siis meile põhjad ja see oli väga äge protsess. Ja ütleme nii, et endalegi üllatuseks ma tegin seda teistmoodi, kui ma tavaliselt siis käitusin või laval olin. Et see oli tõesti selline karakter ja see, kuidas ta siis laulis ja kuidas ta liikus, et see oli hoopis midagi muud, mis ei olnud absoluutselt minulik. Ja see äratundmine, et ma naudin seda päriselt, kui ma ei mängi iseennast, et ma saangi nagu pugeda täiesti mingi teistsuguse inimese sisse, et see oli nii äge kogemus. Ja tegelikult ma arvan, et siiski Tiina Kippel on sulle mingisuguse geenirikke sisse sellega tekitanud. See vist on jah. Ja kusjuures selle laulmise puhul, kui ma tavaliselt, ma ju käisin, eks ju, väiksest peale kooris ja laulsin üksi ja mind pandi kogu aeg aktustele laulma ja ma laulsin alati hästi kõrgelt, ma olin ikkagi nagu selline hästi kõrge sopran. Ja kõik imestasid, et kust see hääl küll tuleb, et nii kristallselge ja et üldse ei pinguta ja et lihtsalt teed suu lahti ja lihtsalt tulebki hääl. Siis selle rolli puhul, mis Andrew laulis madalalt ja see oli esimest korda, kui ma pidin laulma oma rinnahäälega. Ja ma sain esimest korda nagu aru, et tegelikult mul on madal hääl. Ma ei ole tegelikult sopran, ma olen tegelikult alt ja väga madal alt. Nii et kui lõpuks siis ma astusin Viljandi Kultuuriakadeemiasse, ma käisin katsetel, siis seal ju pidi tegema igasuguseid vigureid oma häälega ja kui ma pidin laulma, siis ma laulsin muidugi alguses ka mingit muusikalilaulu, hästi ilusti, kõrgelt ja kristallselgelt. Ja siis tuli ülesanne, et aga laula nagu sa oleksid nagu selline vana eit. Ja tänu sellele kogemusele, mida ma siis sain kooliteatrist, et ma oskan laulda oma rinnahäälega, sellise häälega, nagu ma päriselt räägin. Et siis ma sain sellega hakkama, eks siis ma julgesin teha seda, mida mul paluti teha. Kui ma ei oleks kooliteatris käinud, kui ma ei oleks saanud selliseid võimalusi, nagu Tiina Kippel mulle pakkus, siis ma arvan, ma oleks hätta jäänud. Ma oleks kartnud, et oi, ma ei oska. Väga tubli. Tiina Kippelilt on viimane 3. lause. Oi. Õigemini ma küsin enne ette, mis sul meeles on, mis on Karlas, mis sul järgmine etenduse roll mingis lavastuses oli? Järgmine? Teid mäletagi. Ma tean, mis viimane oli. Enne seda me tegime mingid luulekavasid ja mis olid sellised, nagu nad ikka on. Aga siis viimane 12. klassi kevad oli kooliteatrite festival tulemas ja mingil põhjusel otsustas Tiina, et ma mängin üksi laval Jean Cocteau inimese häält, nii et ma tegin monolavastuse ja žüriile see üldse ei meeldinud väidetavalt. Ma õnneks ise seda tagasisidet otse ei kuulnud. Aga need tuttavad, kes seda nägid, neile läks see korda. Nii et jah, see ütleme nii, et kooliteatri ajaloo tipphetk üksi laval. Selle üksi laval olemise juurde tuleme saate teises pooles kindlasti põhjalikumalt. Veel räägime sellest. Aga Tiina Kippel meenutab libahunti. Jaa, õige, libahunti tegime ka, just. Vanaema oli ka üks väga äge roll seal, sa tegid vanaema seal vist? Tegin, jaa. Võiks tuua veel ja veel näiteid. Silja on sügav, sihikindel, loominguline, üliandekas inimene näitleja ja suure südamega sõber. Väga armas. Kinnita või lükka ümber? No, siis kinnitan. Ei taha ümber lükata. Et mina olen siin teatrilaval ka päris mitmeid kordi näinud, kuigi ma olen suht kehv teatris käia. Aga need, mida ma olen neid rolle näinud, sinu esituses olevaid rolle, siis ma kirjutan ka alla, et sul on see mingi kiiks heas mõttes sees, mille pärast tasub teatrisse minna. Aga mis mul kohe nagu rõõmsalt meelde tuleb, on elu ja kuidas sellega toime tulla.
see oli väga tore lavastus. See oli väga tore. Täis improvisatsiooni ja oli väga palju selliseid hetki, kus lihtsalt naersime meie laval, keerasime lihtsalt publikule selja, sest edasi ei suutnud minna ja naeris Publik teid. Publik meid, nii et jah, lustlik etendus tõesti. Jah, see oli mingi 5 minutit oli umbes selline väike selline naerupaus oli, nii et siis läks lugu edasi. Ja seal küll seal olid veel muud karakterrollid ja nüüd sa oskad tõesti. Nii et selles mõttes on Tiina märganud sind päris õigesti, ma täitsa toetan Tiina mõtet. Väga armas. Jah. Nii et kui Tiina kuulab meid, siis... Aga mul on hea meel, et ta siis seda 4. lauset siis ei öelnud ikkagi selle Hispaania reisi kohta. Ütle nüüd ära. Ei ütle. Ta räägib alati ühte lugu, mis tegelikult minu arust ei vasta üldse tõele. Nii. Sest mina ei mäleta sellest mitte midagi. Ma mäletan, me käisime... Kas see oli... ma ei mäletagi, kus see võis olla. Kas see oli Saksamaal või see oli Hollandis või üheksõnaga kuskil. Me käisime mööda muuseumeid ja mina ei mäleta, et ma oleksin sinna muuseumisse sisse astunud. Aga Tiina teab täiesti kindlalt ja veendunult, et ta vedas mu kuskil erootika muuseumisse. Ma arvan, isegi mind poleks sisse lastud sinna, sest ma olin 12. Nii et ja see, kuidas ta seda kirjeldab, šokk minu näos, mida ma kõike nägin. Ja suu ammuli vaatasin, et ma arvan, et see ikkagi, ta nägi seda unes. See minul mälestused puuduvad. Jah, ma olen ka need jutte kuulnud tema suust. No nii ta räägib. Mälestus on 0. Juba see nii suur šokk, et mida ei mäleta, pole olemas. Aga tegelikult sellised ju olukorrad, isegi kui see on Tiina välja mõeldud lugu, juhul kui, siis tegelikult sellised asjad ju iseenesest ootamatused elus ja ütleme koolis või teatrilaval või kus iganes sa teed, on ju edasiviiv jõud. Jah, ja eks need jäävad ju ka meelde. On midagi kuskilt ammutada siis, kui on vaja mingit rolli luua. Kuna sa Rakvere Reaalgümnaasiumis olid ju reaalklassis, siis miks sinu koolitee läks hoopis Viljandisse? Sest et ega ma koolis ju väga palju ikkagi ei käinud. Et ma olin küll väga tubli ja ma õppisin hästi palju ja tuupisin ja sain väga häid hindeid ja nii. Aga kuna ma tegin väga palju ikkagi koolivälist harrastustegevusi, mõtlesin, et kuidas ma siit sõnastan seda. Ehk siis ma käisin näiteringis, me esinesime väga palju, siis ma käisin kooris, mul oli ansambel, kus ma laulsin. Ehk siis ma olin kogu aeg koolist eemal, et koolis ma käisin ikkagi nagu üsna vähe lõpuklassides. Et ma küll õppisin hästi nagu tublisti ja pingutasin ja ma sain väga häid hindeid, aga süda oli ikkagi kõige muu juures kui see, et mida siis nõuab see akadeemiline haridus, et kui oli võimalik minna kuskile esineda, siis pigem seda ma tegin. Nii et tundus kuidagi loogilise sammuna, et minna siis Viljandisse näitlemist õppima. Kuigi ega keegi minu tuttavatest või sugulastest ei arvanud, et minust näitleja saab. Pigem ikka oli see, et mine õpi kuskil mingit pangandust ja et kust saab palju raha ja et mis sa oled nii tagasihoidlik, sa ei oska rääkidagi ja sa räägid nii kiiresti, keegi saa arugi, mis sa räägid, et mis sina ja lavale. Aga jonni mul oli nii palju, et ma läksin ikkagi proovima. Ja kusjuures nädal enne, kui ma käisin Viljandis katsetel, siis ma käisin ka Muusikaakadeemias katsetel, et ooperilaulu erialale sisse saada. Ja mul läks väga hästi. Said sisse? Ma arvan, et ei saanud, sest solfeggio oli ikkagi nagu üsna 0. Aga kõik need muud katsed ja laulu ettelaulmised ja kõik need olid nagu ikkagi maksimum tulemused. Et
aga isegi kui ma oleksin sisse saanud, ma ei tea, kas ma sain, ma isegi ei vaadanud, et mis see nimekiri on, sest et kui ma sain ikkagi selle teatrikooli katset tehtud, siis ma teadsin, et sinna ma tahan minna. See on see õige koht. Ja ka muusikakoolis sa ei ole ka käinud, eks ole? Muusikaharidus, mõtleme põhiharidust siis. Ei ole jaa, sest et ma käisin küll korraks muusikakoolis, õppisin klaverit. Ema pani, sest et ma väga tahtsin, kuna mu õde, üks õde oli ja teine õde ka, ei mõlemad jah, mõlemad õed käisid muusikakoolis ja nad olid selle lõpetanud ja üli hästi. Nad mängisid perfektselt. Siis ma tahtsin ka, sest et see oli nii põnev ja meil oli kodus klaver. Aga ma käisin seal muusikakoolis paar kuud ja siis ma hakkasin viilima, sest et sõbrad ja kõik muu oli palju ägedam ja põnevam, nii et ma ei viitsinud seal muusikakoolis käia ja õppida mingeid asju pähe. Et see tundus nii tüütu. Nii tuttav minu nii-öelda elulooga. 3 aastat muusikakooli, kõik muud huvid tapsid muusikakooli ära. Ei olnud väga ja. Kuigi jah, praegu võiks ju osata klaverit, mida ma õppima alguses läksin. Võiks osata nagu instrumente mängida, aga siin ma olen, mis ma siin ikka nüüd võiks, on ju ise süüdi. Jah, aga samas jällegi oli mul jällegi nii palju pealehakkamist, et isegi kui ema siis oli nõus sellega, et hea küll, et mis ma ikka sunnin sinna muusikakooli minema, kui sa ei taha. Et ära käi siis ma ikkagi salaja vaikselt õppisin noodid selgeks ja õppisin noodist mängima klaverit ja vahepeal küsisin õdede käest, et kuidas see käib, et mis see märk tähendab ja nii et tegelikult ma ei saa öelda, et ma mängin klaverit või et ma ei ole mingi pianist, eks ju, aga kui mul ikkagi noot ette anda, siis tegelikult ma ikkagi mängin selle loo ära, et läheb küll hästi kaua aega, jääb pusimist, aga jah. Väga äge. Ja kui sa Viljandi Kultuuriakadeemia nüüd siis lõpuks ära lõpetasid, siis said suht kiiresti Rakvere teatrisse tööle 2008. Kuidas see sul õnnestus? Mis valemiga? Kas siis sel ajal enam suunamisi vist ei olnud? Ei, suunamisi ei olnud. Ja see juhtus ainult tänu sellele, et ma olin väga nahaalne, mis ei ole üldse nagu minule omane, sest et tagasihoidlik nagu ma olen, siis enamasti ma mõtlen, et mis nüüd mina ja kes mind ikka tahab ja keegi nagu ei teagi, kes ma selline olen ja aga ma tahtsin tulla Rakvere teatrisse tööle ja sel hetkel oli Üllar Saaremäe oli siis peanäitejuht. Siis ma võtsin jaanuaris julguse kokku ja helistasin Üllarile. Ütlesin, et ma tahan tulla Rakvere teatrisse tööle, et kas tal on mulle tööd pakkuda. Ja esimene asi, mis Üllar mulle ütles, et ei praegu küll ei ole, et aga ma ei tea, võib-olla jõulude ajal, detsembris, et on see lastetükk, et et helista 6 aja pärast. Täpselt 6 aja pärast helistasin ma Üllarile, ütlesin, tere, mina olen Silja, et kas te mäletate, et 6 aega tagasi helistasin ja pidin uuesti nüüd helistama, et kas nüüd on tööd pakkuda. Ja jutt oli täpselt sama, et ei tea, et kindel ei ole, aga 6 aja pärast, et võib-olla siis on selge, et mis seal jõulude ajal saab. Ja helistasin 6 aja pärast uuesti. Ja ütlesin uuesti, et ma olen Silja ja kas on ikkagi nüüd tööd pakkuda, et 6 aega on möödas, et kas on midagi selgunud. Ja siis tuli see lõpuks see vastus, et jah, et jõulutükiks on Muumitrolli lugu ja et ma mängiksin Väikest müüd. Et kas ma olen nõus, ma muidugi olen. Nii et niimoodi ma siis 2007 Rakvere teatrisse sattusin. Aga mind ei võetud kohe palgale tööle, vaid ma olin lihtsalt rollilepinguga. Ja kui oli proovide viimane päev pärast läbimängu, ma mäletan, kuidas ma istusin pärast siis tagasisidet, siis Üllar lavastas seda lavastust ja pärast tagasisidet istusin lava ääre peal ja küsisin Üllari käest, et mis mu järgmine roll on? ja siis Üllar ütles, et et põhimõtteliselt on üks variant küll. Nii et järgmine roll oli mul siis Ingli tegelane lavastusest Üks joodik sõitis rongiga, mida me mängisime Rakvere teatri kolakambris ja seal ma sain laulda. Nii et ma jäin ka silma sellega, et ma olen musikaalne.
mis oli ka üks omaette väärtus, ma saan aru. Ja samamoodi selle prooviperioodi lõpus siis astusin ma taas kord Üllarile ligi ja ütlesin taga, et mis mu järgmine roll on. Ehk siis ma ei andnud alla. Ja järgmiseks tükiks siis võeti mind rollilepinguga tööle alguses siis lavastusse Creeps, siis noorte lavastus, kus noored tüdrukud läksid telesaatesse, et saada kuulsaks ja siis lõpuks tuli välja, et see oli kõik üks suur nali, et tegelikult nendega siis tehti lihtsalt rumalat nalja. Ja selle prooviperioodi keskel siis tehti minuga päris töövõtuleping. Vaadati, et kuule, see oskab ühte koma teist teha, laulda ja tekstid pähe. Ja ega ta siit ei kao, see on ju hull. Ta kogu aeg jääb helistama. Kogu aeg küsib, et mis mu järgmine töö on. Peremees anna tööd nagu kratt on. See Muumide lugu, ma mäletan, sel ajal ma olingi kinudirektor. Olid jah? Jah, sest ma mäletan, mina panen kohe selle kokku sellepärast, et kuna me seal kino tegime sellist väikses saalis praeguses teatri väikses saalis ja seal see projektsioon oli suhteliselt hale, 35 mm film oli kadumas, suremas ja siis projektoriga näitasin filme. Selle ajaks siis me ostsime teatriga siis projektori. Ta oli suht kallis projektori, aga tingimuselt seda saab siis mujal kasutada kui ainult filmi näitamiseks. Nii et see oli Muumitrollide taustad tulid sellest. Muumitrollid ja Muumide lugu oli taustad olid, videotaustad olid tehtud või need. Nii et sel ajal jah. Jah, seda Muumide lugu ma mäletan küll. Sai vist isegi sellest mingit videoreklaami tehtud teatrile sellest. Mitte ma ei mäleta üldse. Mingid pildid tuled mulle ette. Need on ka nii palju treitud, et hakkama kirja panema. Mis on sinu meelest Rakvere teatris nüüd rolle, mida sa teinud oled sinu jaoks kõige kõnetavamad? Sa oled mänginud tõesti erinevaid karaktereid. Sa oled siuke karakternäitleja tegelikult. Sa enam põõsaid ei mängi. Õnneks ja põõsaid enam ei mängi ja puud ei mängi ja kajaga ei ole. Ma ei oska sellele küsimusele vastata. See on nii keeruline, sest et neid rolle, mis on nagu olulised, neid on ju nii palju. Et sa nagu oled mänginud rohkem nagu sellised ema rolle on sul hästi palju. Jaa, see on õudne. Esimesest hetkest peale ainult üks ema otsa. Et no mul on ikkagi nagu ideed saavad juba otsa, et no mis ema ma siis nüüd seekord mängin. Sest et enamasti need emad on ju ka sellised nagu hästi head emad. Ja no kui palju neid erinevaid ematüüpe siis ikka on, kes on hästi hoolivad ja armsad ja üldse ei riidle lava peal oma lastega ja et jah, millegi pärast on nii, et ma nagu mängin ainult emasid või siis võõras emasid või vana emasid, ehk siis selline tohut ematüüp ja kui midagi muud antakse mängida, siis see on lihtsalt suur rõõm. Elad välja kohe. Ja seda ma raudin täiega. Vähemalt 6 ema rolli oled mänginud. Ainult, tundub nagu ja, vähemalt jah. Aga siis tegelikult oled sa ka väga palju tugevad naistegelasi mänginud nagu Jane Eyre näiteks ja Kolmes ões ja Jane Eyre'is ma ei mänginud Jane Eyre'i. Vale info. Seal ma mängisin arvara keda. Minu tüüpkarakterid. Vanemad naisterahvast. Okei, ja. Mis siis Fairfax? Aga seda oli väga tore mängida, sest et tegelikult ma ei tea, miks ma seda teen, kas ma teen seda alateadlikult või mitte, aga ükskõik, mis roll mulle antakse, eriti kui siis tegu on mingisuguse pisikese sutsakaga, ehk siis ei ole tekstimahtu palju ja käid ainult mõned korrad laval ja et siis neil on tore mõelda välja selliseid vimkasid. Ja ühel hetkel ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ma mängin ainult mingeid imelikke inimesi. Et nagu ühtegi normaalset tegelast ei ole, keda ma saaks mängida. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ise ju teen nad selliseks. Et oleks endal põnev ja oleks vaatajal nagu huvitav vaadata. Mingi krutski oleks juures. Kui palju see lavastaja sulle annab seda vabadust? Eks ta oleneb muidugi lavastajast, aga enamasti nad ikkagi ju nad on rõõmsad, kui näitleja ise ka mõtleb. Ei oota, et lavastaja ütleks ette, et liigu siia, tee nüüd nii ja mõtle nii ja siis tee sellist nägu ja sellist häält palun.
Ja need rollid on sul tegelikult tekitanud ju veel uue idee, mille sa realiseerisid nüüd suht hiljuti. Jaa, on tõesti. Et sa ei mängi laval seda rolli, vaid sa ka mõtled sinna juurde laulu. Jah, ja see tuli täiesti ootamatult hakkas see kujunema selliseks, sest et meil oli 0 punkti siis lavastus, mille lavastas Jaanika Johanson ja ma olin ainus Rakvere teatri näitleja siis, kes selles lavastuses mängis, kõik teised olid tudengid ja nad tegid oma diplomi lavastust. Ja seal ma mängisin siis peategelase ema, kes ei olnud just kõige parema vaimse tervise juures. Ja ühes proovis tahtis lavastaja, et kõik need noored, kes seal laval olid, teeksid oma tegelase kohta mingi laulu. Ja ma mõtlesin, et aga miks ainult noored, et miks ma ei või? Ma tahan ka. Ja selle loa ma sain, mis on nagu tore. Ja ma tegin selle tegelase siis sisemonoloogi, panin siis sõnadesse, kohe tekkis ka mingi viis ja see lugu jõudis ka lavastusse. Ja sealt edasi tuli mingisugune paus, kuni siis me tegime lavastust lõikuspeo tantsud. Ja selle rolli analüüsimiseks ma proovisin samuti teha siis panna tema mõtted, tema tunded, soovid, igatsused kuidagi luulevormi ja sellest vormus samamoodi siis laul ja sealt edasi hakkas neid laule tulema mingi riburada pidi mööda erinevaid siis tegelasi. Ja lõikuspidu siis pani sul uued mõtted käima loo kirjutamise osas? Jah. Mis ma veel vastan sulle selle peale? Mis sa tahad teada? See, kuidas sul see idee pähe tuleb? Tavast tuleb kas kempsus istudes või duši all? Nad ikkagi tekivad kuidagi prooviperioodi sees, et iga rolli puhul sa ju analüüsid seda tegelast, et mis tema sees toimub. Samal ajal analüüsid ka iseennast, et mille pealt sa ikka võtad kõiki neid tundeid, mis selles tegelase sees on, ikka enda pealt ju. Ja selleks on vaja ennast lahata ja võtta tükkideks ja leida mingisuguseid kokkupuutepunkte või kui enda puhul ei leia, siis kindlasti keegi tuttav on rääkinud, sa tead mõnda sugulast, kellega on midagi sellist sarnast juhtunud nagu sinu tegelasel või. Ja kuidagi need mõtted siis hetkel vormuvad, kui on õige asi siis, ja läheb südamesse, siis sellest vormuvad sellised luulelised värsid ja sinna juurde meloodia, nii et jah. Üks luiselt päevad nõnda mööduvad, kuid kui sammud taas mu koduteel, minu süda puhkeb jälle õitsele. Kuid kui sammud taas mu koduteel, minu süda puhkeb jälle õitsele. Ma sinust mitte midagi ei tea, kuid see tunne minu sees on imehea. Piisab vaid su pilgust, et silme ette kerkiks igaviku silmapett. Piisab vaid su pilgust, et silme ette kerkiks igaviku silmapett. Kuid sinust hoolin liialt palju, armastan, et siduda su külge minu kammitsad. Kuid sinust hoolin liialt palju, armastan, et siduda su külge minu kammitsad. Need lugusid on sul kokku kirjutatud ju lausa 8. Plaadi peal küll, jah. Ja kuidas see plaat sul siis sündis? Kuidas sa siis nii sellise julguse kokku võtsid, et nüüd mina hakkan plaati tegema? No eks ta niimoodi vaikselt hiilis ligi see mõte. Sest et ma hoidsin ikkagi väga kaua
ei, mis ma valetan, ei hoidnud. Nii nagu lõikuspeo tantsude lugu mul valmis sai, noh, nii-öelda, et ma teadsin, mis sõnad mul on ja mis meloodia nendel juures on, siis Natalile ma laulsin selle ette ühes proovis vaikselt, et keegi ei kuuleks. Sest et natuke hirm oli ka, et äkki on mingi hästi nõme ja kole. Mis teised arvavad, eks ole. ja niimoodi ta tegelikult hakkaski, et ma leidsin mingi hetke, et kellelegi jälle järgmine lugu ette laulda, siis jälle järgmine lugu ette laulda ja lõpuks hakkasin ma neid laule ka siis salvestama, mitte lihtsalt, et see ei ole minu peas, sest ma sain aru, et neid on lõpuks nii palju, et võivad meelest ära minna, nii et ma hakkasin neid siis lindistama ja siis neid salvestusi, neid selliseid esialgseid demosid lasin ma grimeerijatele, siis kui teised näitlejad olid laval, siis nemad olid minu esimene publik. Panid kogemata mängima, et ei öelnud, et sina oled, eks ole, et selline lugu, jah. Ei, no ikka ütlesin, ma ütlesin, et tead, et ma tegin nagu sellise asja, et ma ei tea, no, et no kuula lihtsalt, et sul peab üldse meeldima, aga noh, kuula, et mis arvad. Ja kuna see positiivne tagasiside, seda oli lihtsalt nii palju, et ja tuli ka seda, et miks sa nagu seda varjad, et miks sa lase teistele, et salvesta, pane raadiosse, nagu mine, tee kontsert ja esine nendega, et see on nagu nii ägedad lood. Et kuna sellist tagasisidet hakkas aina rohkem ja rohkem tulema, siis ühel hetkel mõtlesin, et, no, et võib-olla tõesti, et võiks. Siis esimese asjana ma laulsin ühel kontserdil koos Imre Unapuuga seda sama Kammitsaid. Et see oli selline hirmus hetk, et no, et mis tagasiside nüüd tuleb. Ja sealt kuidagi see enesekindlus kasvas ja kasvas ja kasvas, nii et üle-eelmise aasta kevadel siis ma otsustasin, et ma tahaksin osata neid lugusid natukene paremini sisse salvestada. Et võib-olla on nagu mingid sellised moodused, et ei pea tegema kilplase tööd, sest et ma kasutasin mingisuguseid tasuta programme, ühte ja teist ja kolmandat ja siis miksisin neid kokku erinevate programmide pealt ja ühesõnaga ma tegin tohutult palju kilplase tööd. Ja mõtlesin, et kindlasti on ju võimalik kasutada mitte ühte programmi, kus ma saan kõik asjad teha täpselt nii, nagu mina tahan. Ja siis ma läksin Mubasse ühele kiirkoolitusele, mis kestis 6 aega. Ja seal oli meil õppejõuks Taavi Paomets. Ja selle 6 aja jooksul, kui me siis pidime looma veel ühe loo selle koolituse raames. Ja kõik see, mis Taavi näitas meile, kuidas ta ise samal hetkel meie silme all oma muusikat lõi. Ma sain aru, et see on see produtsent, keda ma tahan, et produtseeriks minu albumi. Ja selle 6 aja lõpus siis, kui kursus sai läbi, ja ma olin saanud nii head tagasisidet, et mul on ägedad sõnad mu laulul, see viis on äge, kõik see teostus on hea. Siis ma võtsin oma julguse kokku, kõik teised olid klassist läinud ja ütlesin Taavile, et tead, et mul on tegelikult päris palju lugusid, et ma tahaksin need albumile panna. Aga et ma ei tea, kus ma alustan, et mis ma pean tegema selleks, keda mul vaja on. Ja siis Taavi ütles, et tema on küll, tal ei ole aega, et tal on nii palju tööd, aga noh, et pangu ma see komplekt kokku ja saatku talle. Et ta siis otsib mulle kellegi. Ja mul läks aega siis rohkem kui pool aastat, et võtta see julgus kokku ja päriselt saata oma demod Taavile, sest et ikka on selline hirm, et need kõlavad nii koledalt, sest et ma ei ole neid ju perfektselt sisse laulnud. Kuskilt läheb ikkagi natuke mööda, siis vahepeal on nagu vaiksem, siis vahepeal on kõve, ühesõnaga selline soust. Et ja siis eelmise aasta jaanuaris võtsin ma selle julguse kokku ja saatsin oma kausta kirjeldustega, mida ma tahaks iga loo puhul kuulda, mis emotsioon seal peab olema, mis pillid seal peavad olema ja lootuses, et äkki Taavi teeb ikkagi selle
albumi ise, et ta äkki ei leia kedagi, kes tahaks seda iga teha. kuu tagant hakkad helistama, et kas sa nüüd teed, see on sul see käekirjas, eks. See on mul käekirjas ja kusjuures ju Rakvere teatrisse ju ma ka samamoodi ju helistasin Üllarile jaanuarikuus, nii et tundub, et jaanuar on mingi hea kuu, kus teha selliseid otsuseid, et nüüd kas nüüd või mitte kunagi. Ja läks paar nädalat mööda ja ma ei olnud mingit vastust saanud. Ja siis ma võtsin uuesti julguse kokku ja kirjutasin, et ja, et mis toimub. Et kas läksin meelest ära. Et kas plaat on valmis? Ja siis ma sain selle vastuse, mida ma lootsin saada. Ehk siis Taavi oli nõus seda albumit produtseerima. Lähme lepingusse, ja. Ma olen ka seda... Argpüks ma olen, aga kui ma ikkagi lõpuks midagi tahan, siis ma ikkagi selle ära teen. Et kui see häda on, läheb nii suureks juba, eks ole, et, noh, et nüüd ma pean selle saama. Just, ei saa mitte vaiki olla. Täpselt. Aga kui siit nii-öelda heas mõttes vahe kokku võtta, et tuleb olla vist heas mõttes julge. Järgi igas saates ma seda kordan, et kui jäädki koju ja oma ettega, siis midagi ju juhtu. Just, peab olema julge ja see on väga raske. Hästi raske on, siis kogu aeg mõtled, et mis teised arvavad. Ja, see kogu see maailm, mis ta minust arvab, on, et just. Praegu ütleme oma vanuse kohta, ma olen sust oluliselt vanem, eks ole. Siis ma ikka olen mõelnud, et jah, mind kooliaeg oli ka see, et arvamus ja sükene puberteet ja hiline puberteet ja võib-olla see kohati veel mingid riismed on tänavusel päevalgi veel. Mul ikka läheb. Mul kunagi ka läks väga korda, aga praegu aitäh sinu mõttest, aitäh. Et see tuleb mingi ajaga vist. Vanusega. Vanusega, täpselt, jah. Järelikult ma ei ole veel piisavalt ta ei ole, ma räägin sealt minust oluliselt noorem. Ega tegelikult ju on, ses mõttes, et räägitakse, et kõik mõtlevad ikkagi ju enda peale. Et isegi kui sa korraks mõtled, et miks ta nii tegi, siis juba järgmisel hetkel sa mõtled, et mis probleemid sul endal on ja tegeled oma mingisuguste argimuredega, et jah, nendel hetkedel, kui on ikkagi vaja julgus kokku võtta, siis tegelikult nii ongi, et las teised arvavad, mis tahavad. Et kui ma teen ikkagi, ma tunnen, et ma teen õiget asja ja ma tahan teha seda asja, mis mul paneb ikkagi silmad särama. Et siis see tuleb ära teha, tuleb olla julge, jah. Jah, see üle koera saba saamine on tegelikult kohad ikka väga keeruline. Ma olen seda tunnet tundnud, et mis nüüd mina ja kus ma nüüd lähen on. Et ei on... Ja plaadesitlus oli ka päris ju tore ju. Ja, oli tõesti. See oli selline nii nagu sa soovisid, et selline plaadesitlus mul toimub. Ja see oli täpselt selline, nagu see olekski võinud olla ja niimoodi ta oligi. Ja tegelikult ma ei uskunud, et see esitluskontsert üldse toimub, sest et ma ei ole mingi asjaajaja. Et orgunnida inimesi kokku ja mingid reklaamid ja kõik õnneks on meil Rakvere teatris on lihtsalt nii äge meeskond, kes kõik selle minu eest ära tegi. Ja et nad tõesti nii-öelda sundisid mind seda kontserti tegema selleks, et tulla korraks uuesti nii-öelda pilti enne suvelavastust, mis nüüd kohe varsti toimub. Ja kuna see surve nii-öelda siis oli teatri poolt nii suur, et sa pead tegema selle kontserdi ja leia endale muusikud, siis tuli taaskord olla julge ja rääkida inimestega, keda ma ei tunne, keda pole iial näinud ja lihtsalt öelda, mida ma tahan. Ja nad olidki nõus. Ja, see on äge. Üliäge. Mul Rakvere teatriga ka sarnane olukord kunagi, kui ma seda Õnnelik inimese filmi hakkasin tegema. Ja mul oli ka kiiksuga, et selles peavad olema ikka professionaalsed näitlejad, võiks olla. Kui minna see maksimumi peale. Aga sisimas ikka oli see mõte, et professionaalne teatri näitleja on väga hõivatud. Vabupäevidel on väga minimaalselt ja kui on, siis tegeleb puhkamisega või et ta ei tegele tööga. Ja kui ma selle Joonas Tartule tol ajal rääkisin, ta oli siis hetke sellel ajal oli teatrijuht. Ja andsin stsenaariumid ka ära, ma isegi teadsin, keda ma kuhu rolli tahaksin. Kujutsin ette, et see niimoodi võiks olla. Ja kui Joonas helistas, et saame kokku koosolekul, ma olen kõik ära rääkinud ja põhimõtteliselt räägid uuesti ära nendele ja siis vaata, mis saab.
ja nad olid kõik 100% nõus. Ülle lihtsalt astus sammu ette, jah, teeme ära, loomulikult, kes veel tuleb umbes? Kõik, jah, ma milles probleem, teeme ära, onju. Ja siis ma mõtlesin, et türi Paide, ma peangi filmi tegema. Ma mitte et nüüd lootus, et nad ei, ütlevad ära, onju, et ma saan kuidagi ära nihverda, et ma ei saanud päris sellised näitlejad, et ja lükkab edasi, et see projekt ikka ei õnnestu ja failin nii-öelda, onju. Aga nad ei lasknud mul seda failida, nii et tuli nagu ta tuli ja sinulgi oli seal selline ümmargune roll mängida. Jah, oli suure kõhuga. Just. Kohvikus seen sõid kõhu täis. Jah. Ega ma muud saanud, kõhu sõin täis. Ja see oli väga tore, väga kihvt tegemine. Nii et selles mõttes tuleb olema julge tegelikult. Et ma tean, paljude jaoks on see kuulajaks võib-olla on ka see, et mis nüüd mina, nagu me siin juba rääkisime, et kes või mina olen. Tulebki minna, et see on sinu idee ju. Just. Ja see oli tegelikult seal heas mõttes peksid mind ka eelmine suvi kodust välja, kuule, lähen välja filmima hooandja jaoks videoklipi, onju. Kui sa ei oleks meil välja peksnud, ega ma võib-olla ei oleks ise välja tulnud, onju. Just. Ma oleks lihtsalt rannas vedelenud, onju. Parmude käes käisime filmimas seda, see oli... Ja siin ekstreemne. Ekstreemne oli. Väga palav ja parmurikas kareparand. Aga saime sellega abi. Hoogu said. Jaa, sain hoogu. Ja tõesti. Kõik asjad sünnivad. Hooandjaid oli väga palju. Ma olen nii tänulik neile. Et ju mitte ainult sõbrad ja tuttavad ei andnud hoogu, vaid täiesti sellised inimesed, kellest ma midagi ei tea. Ma ei tea, kes nad on, kus nad elavad. Publik saalis, ma arvan. Tõenäoliselt. Nii armas, nagu üli armas. Nii äge. See on jah, kihvt, et see asi sul valmis sai. Aga see pole ainuke asi, mida sa oled nagu julgenud oma elus nagu huvitavaid lükkeid ja muutusi teha. Sa läksid pedagoogikat õppima. Ei, ma ju kunagi ei mõelnud, et minust saab õpetaja. Iialgi, sest see on nii raske töö. Ja et need väiksed inimesed nagu tõesti istuvadki tunnis laua taga ja kuulavad sind, et see tundus mingi müstiline asi. Et ma ei ole selleks iial võimeline. Aga siis, kuna peale teatrikooli võttis Kolju Komissarov mind kohe Kultuuriakadeemiasse tööle, kõne ja hääle siis mis see siis on? Õppetool, mingisugune peenja. Eesti keel. No, mis ta oli? No, ühesõnaga, hääletehnika õppejõuks. Just, vaat nii. Tuli meelde. Siis, ja ma andsin nendele noortele tudengitele siis, kes olid just teatrikooli tulnud, andsin kõne ja hääletehnika tunde. Siis ma tundsin ühel hetkel, et mul on vaja rohkem teadmisi kui seda, mida ma teatrikoolist sain. Et seda, mida Tõnu Tepandi mulle õpetas, et ma tahan rohkem teada. Et seal on veel midagi, mida on vaja siis teada selleks, et neid noori inimesi aidata, kui neil on mingisugused hääleprobleemid või kui neil on mõni kõnedefekt, et kuidas seda lahendada. Et asi ei ole ainult selles, et tee rohkem trenni, et seal on kindlasti mingid nüansid, mida jälgida, mida tohib teha, mida ei tohi teha mingisuguste hääleprobleemide korral. Ja seetõttu otsustasin ma, et ma pean minema õppima ja ma läksin Tartu Ülikooli eripedagoogikat õppima selleks, et saada siis magistriõppesse logopeedi erialal õppima. Ja siis, kui ma seal õppisin seal Tartu Ülikoolis, siis ma kõikidele õppejõududele ütlesin alati, et minust ei saa õpetajat. Ma ei lähe iialgi lasteaeda, ma ei lähe iialgi klassi ette, et mina tegelen ainult täiskasvanutega, et see on minu suund, et mitte ühtegi last ma ei õpeta mitte kunagi, ma ei taha seda. Ja nad kõik aktsepteerisid seda, ehk siis kõik mingid praktikad ja asjad, mis me tegime, mingid tööd või, siis ma alati keskendusin ikkagi täiskasvanutele. Kuni siis tuli logopeedia eriala õppes, siis tuli ikkagi minna teha ka ära koolipraktika ja lasteaiapraktika ja siis ma pidin minema last ette. Ja ma avastasin selle praktika käigus, et see on nii äge, kui sa oled selle väikese inimesega koos ja te pusite kahekesi, et saaks selle ühe hääliku kätte või et ta saaks järsku kuuleks, et mingi häälik on teistest pikem ja kas ta on lühike või pikk või ta on ülipikk ja kuidas ma siis seda kirjutan, et igal häälikul on ju oma see grafeem, eks ju, oma hääliku pikkusel. Et pärast seda nagu
tohutut tööd, mis sa selle väikese inimesega teed ja see, kuidas ta pingutab ja siis lõpuks tuleb see üks pisikene oskus, mida tegelikult mitte keegi ei märka. Aga tema märkab ja mina märkan, et see tunne oli lihtsalt nii äge. Ma ütlesin, et see on see, mida ma tahan teha, ma päriselt, et ma tunnen, et minust on tõesti abi. Ja niimoodi ma siis sattusingi reaalkooli, sest et Kaie Kender, kes oli siis koolis logopeed, kutsus mind tööle ja ma sain endale oma klassi, esimese õpiraskuste klassi. Ma mõtlesin sel hetkel, et kui sa selle klassi võtsid, siis tegelikult mõtlesin, et on ikka julge inimene küll, et mõni inimene, ka mina olen klassi ees ju olnud korduvalt ja aastaid, kuidas nende lastega hakkama saad. Mul selline tunne, et teda peab muidugi õppima ka, eks ole. See ei saa tänavalt inimene, ei saa tulla nendega suhtlema ja õpetama. See on ikkagi aastatepikkune õping. Seda peab oskama ja mitte ainult häälikuid, vaid kõike muud. Just, et ka psühholoogia ja kõik see on ju, et kuidas sa nende lastega suhtled, kuidas sa vanematega suhtled, et millised on õpilasstrateegiaid sa nendega kasutad ja kuidas sa neid endid õpetad neid strateegiaid kasutama. Kuidas sa motiveerid neid, eks ole. Just, et see eripedagoogiline taust on nagu... Et ma vaatasin sulle sel hetkel altpoolt üles, mõtlesin, et vau, on ikka julgus. Ma vaatasin oma mätta otsast vaatan, et kuna mina ise sellist riski või sellist julgust ei võtaks, et isegi võib-olla kui ma oleks õppinud seda asja, võib-olla mine see hullu tea. Aga jah, et sel hetkel mõtlesin, et see on ikka müts maha. Ja see tuli sul hästi välja. Sa lõpetasid nendega lausa isegi nad 9. klassi lõpuni olid. Jaa, 9. klassi lõpuni oli nendega, jah. Eks ma ise mõtlesin ka, eriti alguses, et ma läksin nüüd tööle niimoodi, et ma teadsin, et ma olen, paar kuud olen, siis leitakse mulle ikkagi keegi teine, et ma olen nagu asendaja. Sest et ma tundsin nendega, see ei ole ju ikkagi nagu päris õige koht, et mina ja klassijuhataja, ma julgen seda ametit vastu võtta ja aga jah, poole aasta pealt ma sain aru, et ma olen nendega nii palju koos, et ma kuulun nendega kokku, et ma ei saa neid maha jätta enam, sest nad olid nagu omad lapsed oma heade ja veadega. Ja ma mäletan seda, et kuidas ma alustasin septembris kõik need tunnikonspektid, mida ma öösiti tegin iga tunni jaoks. Mul oli A4 olid täis kirjutatud, mida ma küsin õpilase käest, mida ma ise ütlen, mida tema mulle vastab. Äkki ta vastab nii, siis ma vastan nii, äkki ta vastab nii, siis ma vastan nii. Mul oli nagu iga tunni jaoks ma tegin konspektid. Mingid stsenaariumi läbi, jah? Ja, sest et niimoodi õpetati koolis. Ja ma ei jõudnud mitte ühegi konspektiga, mitte kunagi tunni lõpuks valmis. Ehk siis ma suutsin sellest konspektist teha ainult mingi veerandi, sest et ülejäänud tunni ma tegelesin kas korraga või sellega, et kes keegi virutab kellelegi pliiatsi silma või nagu keegi läks närvi või keegi hakkas nutma või eks siis nagu et lahendasid koha peal olukordi. Just, et see oli nagu tundlad, et kogu aeg püsti nagu selline 100 silma oli kogu aeg. Et siis ühel hetkel sain ma aru, et las need konspektid olla, et ma tean teemat, ma tean, mis materjali me peaksime läbima, mis on see kõige tähtsam osa selles päevas, mida nad võiksid omandada ja siis ülejäänud tuli sujuvalt sinna ümber. Nagu improteater mingil määral. Natuke küll nagu improteater just, sest et kui sa ikka oled mõelnud, et täna me kirjutame A-tähte, aga me ei jõua selleni, sellepärast, et me ajame mingeid muid asju. Me tegeleme teiste probleemidega, sest nad tahavad võib-olla kurta seda, mis hommikul juhtus või et miks ta on kurb või miks ta on tige või miks ta on rõõmus hoopis ja keegi ütles vahetult enne tundi kellelegi midagi, eks siis sa tegeled selliste asjadega, et sa aitad neil saada suureks ja hakata elus ise hakkama saama, nii et jah. Et see oli hästi suur osa, millega ma tegelikult ei olnud arvestanud, isegi siis, kui ma ju ülikoolis õppisin, et ikkagi sa keskendud sellele, et kuidas siis eesti keelt õpetada ja kuidas matemaatikat õpetada ja mis on need nipid ja kõik, kuidas neid visualiseerida ja astmelt, eks ju, osaoskuste kaupa ja kõik see. Aga et see elu, mis seal ümber on seal klassis, et seda ju ei saa koolis õppida, et sa õpid seda. Sa pead kohanema seal koha peal. Just, seal situatsioonis. Ja. Eks nad olid toredad ja igav ei hakanud. Sa möllasid nendega päris palju, jah, nii küll jõulupidude etteastetega ja ma mäletan igast lahedad asju tegite.
tegime jaa, no siis tore kamp. Jah. Hästi vahelduv küll, aga 4, kes minuga alustasid esimeses klassis, nemad ka lõpetasid, et iga aasta tuli keegi läks, aga see minu raudne 4 jäi. Ma täitsa usun, et nad saavad oma elus tänu sinule palju paremini hakkama. Ma loodan küll, sest et nii palju, kui ma nendega ikkagi kokku sain ja olen ka nüüd saanud tegelikult pärast seda, kui nad on 9. klassi lõpetanud, siis nad on nii hoolivad ja nii südamlikud ja inimlikud, et vahel ma isegi mõtlen, et kas mõni tavaklass on nii kokkuhoidev, kui oli meie klass. Me olime tõesti nagu selline üks pere. Me kõik teadsime kõigist kõiki saladusi ja me hoidsime neid saladusi ja need olidki ainult klassiruumis. Me naersime ja nutsime ja see oli nagu tõesti selline hästi äge periood. Nii et sa oled tegelikult 2-sõnaliselt öelda õige klassi juhataja. Just. Et sa olid tõesti õige juht seal nende ees, nende jaoks. Vist olin, jah. Seda oli kõrvalt näha, ma ütlen sulle, et jah, sa olid. Olid, jah. See ei olnud küsimus ühesõnaga. Jah, see oli fakt, see on fakt. Ja mis on tore, et nad siiamaani hoiavad kontakti. 1. septembril, kui nad olid kõik saanud siis 10. klassi erinevatesse koolidesse, siis nad tulid mulle külla ja me tähistasime seda, et nad on gümnaasiumi astmes ja sõime torti ja lasime vibu ja õhkpüssist lasime ja tulistasime märki ja ühesõnaga nautisime täiega. Ja siis jaanuaris juhtus nüüd see aasta see, et oli üks laupäeva õhtu ja ma olin juba magama minemas, et tundsin, et ma olen nii väsinud ja järsku vaatan, et mul on tulnud kõne ühelt klassiõpilaselt. Ma ütlesin, et laupäeval õhtul ka, et ju on mingi jama juhtunud, et ma helistan tagasi, sest et ta muidu ju ei helistaks. Ja helistasin ja ta võttis vastu, et tere Silja, mis teed? Ma olen kodus, et ma olen varsti magama. Tule kinno! Ja siis minu raudne 4. Nad olidki kinos ja nad ootasid, et ma tuleks nendega vaatama õudusfilmi ja mõtlesin, et kui mitu korda ikka mõne õpilane helistab õpetajale, et tule meiega kinno. Nii et ma panin riided selga ja läksin kinno ja siis me istusime seal tagareas, sõime popcorni ja jõime Coca-Colat ja vaatasime õudusfilmi. Väga tore oli. Küll jõuab veel magada ka, sellised hetked on lahedad. Mul oma klassi vaatamisega ka on päris palju selliseid kihvte hetki ja aegu, et on mida meenutada. Aga see pedagoogika ei jäänud sul ju viimaseks koolis käimise teemaks. Sa läksid kui lausa haridustehnoloogi ja IT-asja õppima. Läksin, jaa. Mis juhtus sinuga? Mis juhtus? Tahad sa sellest rääkida nüüd? Hull, mis hull. No kuna see minu klass neil oli, eks ju, nad õppisid teistmoodi ja mina õpetasin teistmoodi ja ma ei ole selline traditsiooniline õpetaja, et ma ise tunnen nii, et ma lähenen lastele natukene teisiti ja kuidagi vabamalt ja ma nägin, et nende jaoks on nii keeruline keskenduda sellele tekstile, mis on paberil, nende numbritele, mis on paberil. Ja ma mõtlesin, et 1. klassi poole pealt, et ma proovin korra lihtsalt, et kui ma annan neile arvutid, et mis siis saab? Ja ma tegin neile valmis mingisuguse mängu, mingi testi, laadse asja arvutis ja andsin selle neile ette. Et pärast seda, kui nad siis olid lõpuks arvuti sisse saanud, see võttis muidugi oma aja, on ju, siis ma järsku nägin, et see oli esimest korda, kui nad tõsiselt keskendusid õppimisele ja nad ei saanud ise arugi, et nad õpivad. Ja mulle tundus, et see on see tee, mida mööda ma pean minema koos nendega, et ma saan nad niimoodi õppima, sest et ekraan, see, millest nad enamasti rääkisid, olid ju kõik mingid mängud ja mingid, kõik, mis arvutis toimub ja telefonis toimub. Et see on see, ma pean võtma selle kasutusele, selle, mida nemad kasutavad ja niimoodi kavalalt, et ma panen selle huvitava asja sisse ja kõik selle tähtsa materjali, mida peab omandama. Nii et kõik ülejäänud aastad ma muudkui siis tegin igasuguseid
igastugustest erinevatest programmidest tegin neile siis erinevaid töid ja teste ja mänge ja ma arenesin ise nii palju, et ühel hetkel hakkasid õpetajalt mult kolleegid küsima abi, et aga kuidas sa seda kasutad ja mis sa siin teed ja kuidas sa seda õpilastele õpetad ja aina rohkem ja rohkem, kuni ma lõpuks küsisin sinu käest, ma mäletan, istusin sinu ruumis ja küsisin, et meil on koolis haridustehnoloog, et mis tema teeb, et mis see ülesanne nagu on. Ja tuli välja, et täpselt seesama, mida ma just õpetajate kogu aeg teen, et ma õpetan neid kasutama erinevaid programme, ma otsin erinevaid uusi programme, mida saaks õppetöös kasutada, et õppetööd diferentseerida, et teha seda põnevamaks õpilaste jaoks. Ja mõtlesin, et aga kui ma seda nagunii teen, et ma siis lähen õpin seda ja ma saan selle eest ka paberi ja ma saan küsida selle eest ka siis nii-öelda palka, et andke mulle tasu, et ma teen seda päris ametlikult. Ja läksingi. Peab muidugi ütlema, et ma vist väga palju targemaks nende õpingute jooksul ei saanud. Ma teadsin juba nii palju ise pusides. Aga... Et õpetasid õppejõude? Ei, õppejõude ma ei õpetanud. Õnneks. See oleks kohe päris hull olnud. Eks ma ikka sain uusi teadmisi, aga võib-olla kõige rohkem, mida ma õppisin, oli digimängude, tõsimängude loomise kursusel, ehk siis oli selline äge moodul, kus õpitigi looma digitaalseid mänge selleks, et midagi õppida. Et seal mõttes oli tõesti hästi praktiline ja ma õppisin kasutama erinevaid programme ja koodimist ja kõik sellist asja. Ja ma magistritöö raames tegin siis mängu veebilehe, kus on harjutused selleks, et õpetada siis erivajadustega õpilast või näiteks kakskeelset õpilast või siis täiesti alge, et ongi lasteaialaps, teda õpetada kirjutama õigesti, ehk siis kuulma häälikute pikkuseid ja leidma hääliku pikkusele vastava sellisest tähe. Vot. Vägev. Ja niimoodi saigi sinust uus haridustehnoloog. Ja niimoodi minust saigi haridustehnoloog. Läks paar kuud mööda, ma olin juba paar kuud õppinud Tallinnas ja siis meie haridustehnoloog läks uutele radadele ja minust sai reaalkooli haridustehnoloog. Aga sa ei jäänud pidama, sa ju lõpuks liikusid Rakvere riigigümnaasiumisse. No naljaga pooleks tulid mulle järgi. Ma tulin sulle järgi sest et ilma sinut oli nii igav. ja ühel hetkel tõesti, kuna minu klass hakkas juba lõpetama, nad olid juba päris suureks saanud, siis tundus, et ega mind ju päriselt miski kinni ei hoia ühes koolis, ja tuli pakkumine riigigümnaasiumist, nii et ma võtsin selle vastu südamevärinal. Pakkujaks olnud muidugi mina, et kuulaja saaks õigesti aru, et pakkuja oli ikka koolijuht. Aga me mõlgutasime sel teemal palju mõtted, et mis oleks, kui sa töötaksid ka Rakvere riigigümnaasiumis. See on hoopis teistsugune kogemus. Räägi. Sest et ma olen harjunud ju sellega 9 aastat põhikoolis. Ehk siis sul on ees väiksed, noored inimesed ja nad on nii avatud ja nii uudishimulikud ja nad viitsivad sinuga lobiseda ja küsida igast küsimusi ja vaielda. Ja siis, kui ma jõudsin riigigümnaasiumisse 10. klassi ette, siis ma olin ikka natuke šokis alguses, sest nad ei rääkinud mitte midagi ja ma mõtlesin, et mis toimub, et kas ma olen nii hirmus, et keegi minuga ei räägi. Aga tundub, et see on lihtsalt selline iga, et neil läheb natuke aega. Kohanevad, eks ole. Ma mäletan küll sinu arvutiklasse minu kabineti kõrval põhimõtteliselt. Ja ma mäletan seda esimesi, kas just päris esimesi, aga ütleme esimese õppeaasta alguses kohe, ma vist küsisin, et kuidas on. Ja sa vist minu meelest sa ütlesid, et vist teatris ka nii palju väsi kui siin. Midagi selle sarnast, et sa olid terve päeva 3-4 korda räägid sama asja, vaata. Et, ja muudkui räägid, mõtlesin, aga see on sinu amet ja sa oled ju lava peal ennegi olnud, et sa suht närvis ka, et kas nad ikka kuulavad seesama teema, et tagasisidet ei ole sulle, vaata, et monoloogid on. Kaili Viidas ütles just, me käisime Vikerraadios, ütles, et õpetajate amet on nagu stand up terve päev. Eks ta vist umbes nii on. Ja tegelikult, mis mulle endal ka koolis, ma olen ju koolis haridussüsteemis olnud juba 20+ aastat juba, vaata. Et ükski päev ei ole sarnane.
kui ma võin ju planeerida, et ma lähen hommikul tööle ja ma teen seal oma IT-asju ja muid asju, mis mul seal nagu mõttes on. Aga jõuad majja, ükskõik on see siis Rakvere põhikool, kus ma töötasin kunagi, siis Rakvere Reaalgümnaasium, praegu Rakvere Reaalkool ja nüüd Riigigümnaasium. Et tegelikult kool ütleb sulle, mis sa täna tegema pead. Õpilased ütlevad, mis sul täna sündima hakkab. Ja sa ei tea, mis majas toimuma hakkab. Sul võib tund olla, aga see, kuidas see sul läheb, on ju. Just. See selgub alles siis, kui tund läbi on. Nii on. See pead olema kogu aeg valmis. Nagu hetkes olema, et sa ei saa nagu autopiloodi pealt panna, et õppisin teksti pähe ja nüüd lähen. No stand-up põhimõtteliselt see ongi nii, et selles mõttes ütles su lavastaja päris õigesti. Ja. Mis sul veel Rakvere Riigigümnaasiumis meeldib, mida sa enne kogenud ei ole? Oma töös just. Oma töös? Ma ei oska vastata selle küsimusele. Ära siis vasta. Küsi midagi muud. Küsi midagi targemat, eks ole. No siis ma küsin niimoodi, kas klassi ees on raskem olla või laval? Ikka klassi ees on raskem olla, sest et klassi ees ma ikkagi olen, ma tahaks öelda, et mina ise samas jällegi, kui on käinud mingid töövarjud klassis istumas, siis nad on öelnud, et ma olen klassi ees hoopis teistsugune kui muidu. Et ma olen selline nagu range, mis on minu jaoks täiesti üllatav, sest minu meelest mul puudub igasugune rangus. Ei tea, mis roll see on, eks ole, sa pead omale seda rollile nime ka ütlema võib-olla, eks ole. See ei ole see. Ja range õpetaja roll. Sellest tuleb ka kunagi laul raudselt, on ju? Just, et ikka, jaa, klassi ees on muidugi raskem olla. Sest et eks õpilased on ka ikkagi väga kriitilised. Tere. Zum. Et ja sa pead nagu olema kogu aeg valmis selleks, et mis lause või mis hääletoon kellelegi nüüd sobis või ei sobinud ja kas keegi võttis nüüd midagi hing, ma tegin eks ju mingi nalja, mis tegelikult ma ei mõeldud see tõsiseltki ja keegi võttis seda väga tõsiselt. Ehk siis see peab olema nagu hästi, kuidas ma ütlen, mis see hea sõna nüüd on? Diplomaat. Diplomaatiline just, jah. Empaatiline diplomaat. Just. See on väga obligatoorne. Aga see pole sul ju ainuke selles mõttes monoetenduse tegemine koolis tahvli ees õpilastele. Nüüd sa võtsid veel hull julge liigutuse ja võtte ette, et sa läksid monoetendust tegema Rakvere teatris. Jah, nii on. Mis valu sul nüüd siis jälle sisse lõi? Ma olen lihtsalt nii edev. Et jah, ega muud ei olegi. Tegelikult, kui ma ütlesin, et jaa, loomulikult ma teen monotükki, et see on väga äge, siis nii ma mõtlesingi, et sellest tuleb midagi võimast, midagi sellist, mida ma ei ole varem kogenud. Ja ma saan ennast panna proovile ja ma saan teha midagi sellist, midagi uut. Ja tegelikult ma ju ei teadnud, mis materjal see on, ma ei teadnud, kes lavastaja on. Ma ei teadnud mitte midagi peale selle, et see on Iiri lugu ja et peategelane on ema, kes on jäänud üksi. Ja oligi kõik. Aga nüüd seda lavastust tehes, siis praegu veel käivad proovid, kohe paari päeva pärast on esietendus, siis ma olen aru saanud, et ma olen ikkagi võtnud väga suure ampsu teha. Ja see on natukene hirmus ja samas siin närvikõdi on ka tore. Et see on ikka tõesti hetkel ikkagi nagu elu võimalus teha midagi sellist, mängida sellist tegelast, sellist karakterit ja sellist materjali, mis kisub su lihtsalt tükkideks ja mitte ainult ei kisu mind tükkideks, vaid see teeb sama publikuga ka. Ehk siis see on siin vaatad nagu peeglisse üliausalt ja näed kõike, mis on hästi, mis on halvasti, mis teeb haiget, mis ajab vihale. See on
jah, väga põnev materjal ja väga põnev periood on olnud. Ja 2 tundi on siis seda ajarännakut ja mõttemõlgutusi seal etendusel? Jaa, umbes 2 tundi. Ilma kärbedeta alguses kestis läbimäng 2 tundi ja 15 minutit, nii et me siis ikkagi oleme natukene mingeid lõike ära kärpinud, kuigi alguses tundus küll, et midagi ei ole võimalik ära võtta sellest tekstist, sest et kõik on nii oluline, iga asi viib sündmust edasi ja kõik on omavahel seotud, ehk siis kirjanik on kirjutanud selle naise monoloogi ikkagi nii filigraanselt, et nii mitmetahuliselt, nii seal on nii palju sümboleid, see kõik on omavahel seotud. Et igast sellest väiksest tekstijupist, mida me oleme siis natukene eemaldanud sellest kogu materjalist, kõigist on nii kahju loobuda. Et pärast ei tule lugu välja muideks ole, kui sa midagi väga välja kärbid, jah? Just, et seda me nagu kartsime, aga me olemegi nagu proovinud välja võtta just selliseid kohti, mis tegelikult, et kui seda ei ole, et siis tegelikult see suur pilt ikkagi jookseb ja mingisugused nüansid, mida selles lõigus mainitakse, ma mainin veel, mingis järgmises lõigus veel, et tegelikult ükski asi ikkagi lõpuks ära ei kao. Saade läheb eetrisse meil 9. juulil ja siis on jäänud veel 3 etendust sul mängida. Kus see etendus toimub? See toimub Köster-Kööki majas Rakveres. See on kiriku ja spordijoone vahel, Pikal tänaval või siis Pika tänava ja ma ei tea, kas see on Kastani puiesti või mis seal Kastani ja Pika tänava puiesti vahel on veel mingi väike tupik tänav, kooli tänav äkki või? Või sporditänava, mis ta seal oli? Et selline kivist vana maja, mis on natukene lagunenud, natuke räämas, midagi on seal natuke kohendatud. Endine koolimaja siis? Endine koolimaja, jah. Seal on õppinud sellised Eesti suurkujud nagu Kreutzwald ja Fehlmann ja mina mängin siis selle koolimaja endises võimlas, mis on tehtud nüüd natukene, põrand on tehtud korda, ehk siis on üle värvitud, aga need seinad, mis seal on täpselt nii, nagu nad seal on, et kes on sinna midagi sodinud ja see on sinna jäänud ja et see lavastuspaik ise on ses mõttes hästi nagu rusikas silmaauku, kui mõelda seda lavastuse temaatikat, et ongi selline üksik paik, kuhu on nagu jäänud kajama endiste elanike ja laste ja õpetajate hääled. Et jah, selline ajalooga paik. Nii et nagu öeldakse, tulge teatrisse. Just, ja kui julged kaasa mõelda, julged enda sisse vaadata, siis see lavastus on kindlasti just sulle, sest et see on lavastus, mis paneb mõtisklema ja paneb rääkima veel ka järgmisel päeval ja võib-olla ka ülejärgmisel päeval, mida sa nägid ja mida sa kogesid. Ja suvelavastused ei tähenda alati seda, et peab olema trilli ja tralli ja võib nagu mõtet ka olema. Just. Et nalja ei saa, aga mõelda saab ja tunda saab. Ja see on tõesti midagi, mida peab ise kogema, et sellest ei piisa, et keegi ütles, et ta tundis nii või ta nägi midagi sellist, siis peab ise nägema. Aga millised lugusid sa täna Eesti teatris rohkem näha tahaksid? Ma ei teagi. Ses mõttes mulle endale meeldib vaadata tõenäoliselt selliseid lavastusi, mis ongi tõsised. Sest et sa saad vaadata neid tegelasi kõrvalt ja näha, kuidas nad oma muredega siis tegelevad, jagu saavad nendest või vastupidi neile annavad. Ja sa saad kogeda ja mõelda läbi, et mis sul on juhtunud, kas sa oled midagi samasugust kogenud ja lõpuks jõuda järeldusel, et mul on nii hästi. Ja loomulikult on tore ju vaadata mingid naljatükke, aga nali peab olema ka nagu siis päriselt nagu hea nali. Et ta lõõgastab, eks ole. Ja, et see nagu, mulle sellised allapoole veed naljad väga ei meeldi, et siis mõtlen küll, et miks ma peaksin seda nüüd vaatama. Aga selline peelnali, et see mulle meeldib. Mida tähendab teha teatrit väljaspool Tallinnat?
Ma ei tea, sest et ma ei ole Tallinnas teinud teatrit. No külalisesinemisi oled sa ikka teinud, eks ole. Rakvere teater on ju liikuv teater, on ju, reisiv teater. Just, Rakvere teater sõidab mööda Eestit ringi ja me teeme igal pool teatrit. Aga eks ta vist keerulisem on saada publik siia koha peale. Ja see on ka põhjus, miks me ju käime nii palju ringi. Et publikul on kuidagi lihtsam või on inimesi on rohkem siis Tallinnas ja Tartus ja et seal on rohkem inimesi. Mulle tundub, et me siin väikses kohas peame rohkem pingutama selleks, et me jõuaksime inimeste teadvusesse, et meil tuleb uus lavastus, meil on selline äge lavastus, see äge lavastus, et tulge siia koha peale ja vaadake siin, sest et me küll sõidame hästi palju ringi oma lavastustega, aga kõik need etendused, mis on väljaspool Rakveret, kuigi me teeme nii hästi kui vähegi võimalik, tegelikult dekoratsioonid, kostüümid, valgus, heli, et see kõik peaks olema võimalikult täpne ja detailirohke, täpselt nii, nagu ta on siin koha peal Rakveres, siis ikkagi midagi kaob, midagi on teistmoodi ja mulle endale tundub, et kui seda lavastust vaadata siin koha peal, siis saad hoopis teise emotsiooni kui siis, kui sa vaatad seda näiteks Võrus või Valgas või vaatad Pärnus, et isegi kui on samasugune lava, siis ikkagi midagi on teistmoodi. See aura on juba teistmoodi, et kui vähegi võimalik, siis tegelikult võiks ikkagi vaadata etendusi selles paigas, kus nad välja toodi. Algupärasus. Just. Kui peaksid valima ainult ühe rolli kogu senisest karjäärist, mis on sind inimesena kõige rohkem muutnud, siis milline see oleks ja miks? Ma ei tea, mis roll on mind muutnud. Tahaks öelda, et see sama tegelane, keda ma nüüd mängin monolavastuses. Vist. Samas, kas ta on mind muutnud, ma ei tea. Aga võib-olla selles mõttes, et kuna see lavastus ise on nii tõsine ja räägib väga suures osas leinast, siis ma olen pidanud, see on sundinud mind tegelema oma leinaga, sest et mul on surnud järjestikku vanaisa, mitte vanaisa, vanaema, siis 6 aja pärast läks isa, siis ema jäi vähki ja läks aastaga. Nii et see juhtus päris väikese aja jooksul ja sellest on möödas umbes 3 aastat ja tegelikult ma ei ole lasknud endal leinata, ehk siis ma olen teinud kõike muud selleks, et mitte tunda, et mitte mõelda, et mitte nutta ja see lavastus on see, mis on käskinud mind, sundinud mind nende teemadega tegelema ja ma päriselt olen pidanud mõtlema ja selle endast kõik läbi laskma. Et ses mõttes jah, on võib-olla tõesti see roll on kõige rohkem hetkel mind nagu muutunud või aidanud mul siis nende teemadega tegeleda. Aga muidu on ju väga toredaid rolle, mida ma olen mänginud ja mis on läinud korda ja mida ma olen nautinud. Ja ma ei saaks öelda, et nad on mind muutnud. Võib-olla nad on muutnud mind lihtsalt nagu selle poolest, et minust on saanud natukene jälle tsipa parem näitleja või et 10 korda kuulsam. Kas just kuulsam? Aga et võib-olla õpin mingisuguse nipi-trikki selgeks, et näed, nii saab ka. Et mulle väga meeldib mängida selliseid tegelasi, kes on ikkagi natukene mingi kiiksuga. No näiteks Ükssarvikute farm, mida Urmas Lennuk lavastas, kus ma mängisin rajateelet. Ja see rajateele ei olnud absoluutselt selline rajateele, nagu on filmis me näeme. Et on selline hästi ilus ja kaunis ja et ma olin ikkagi, elasin vanaema kapis, olin selline 200-kilone, sõin ainult saiakesi. Käisid salaja trinki võtma sen. Ja ei olnud patse peas ega midagi, et ja see, kuidas ta rääkis ja tema monoloog Arnost, see on lihtsalt uskumatult koomiline ja väga tore oli ja lustekasõi teda mängida.
või siis Charlotte Löwensköldis oli siis Tea Sundler, kes oli siis kirikuõpetaja naine ja aga oli armunud noorte siis kirikuõpetaja õpilasse või ma ei mäletagi, keda Imre Õunapuu mängis. Aga tema oli siis tema kogeles ja oli nagu selline hästi armas väliselt, aga seesmiselt tohutu uss. Et selliseid nagu lõhestunud tegelasi on tore mängida. Et endal peab põnev olema. Ja samal ajal nagu iga selle rolliga ja siis ikkagi avastad enda kohta midagi, et ma olen ka niimoodi mõelnud või tundnud või et ma tunnen ennast ära või siis vastupidi, ma ütlen jumal tänatud, et ma selline ei ole. Kiputakse ikka ütlema, et mis on sinu siis teatrilaval, sinu Hamlet, mida sa tahad kindlasti, et ma pean seda rolli saama? Tead, mul ei ole. Et siis ma olen nii vana. See roll on läinud juba. Mida mina pean siis tundma? Et see roll on, mida ma tegelikult tahtsin väga mängida, see aeg on nüüd läinud. Et seda ma enam mängida ei saa, sest et vanus ei ole enam see. Aga ma oleksin tohutult tahtnud, et Rakvere teatri oleks teinud muusikali Jentel ja ma oleks tahtnud mängida seda naistegelast, keda filmis mängis Barbara Streisand. Wow. Ja sellest ma unistasin, aga see unistus ei läinud täide. Kuule, Cher laulab siiamaani, eks ole, kõik on võimalik ja näitleb ja... No kui hea see nüüd välja näeb, see on ka natuke ise asi, on ju. No, jah, maitsesi tõesti. Aga et mis veel? Ma loodan, et ikkagi ägedad asjad on tulemas. Et kui see praegune monolavastuse roll on ikkagi nagu üks keerulisemaid asju, mida ma olen pidanud tegema Rakvere teatris või üldse näitlejakarjääri jooksul, siis ma arvan, et tuleb veel, ma loodan, et tuleb veel keerulisemaid ja veel ägedamaid asju. Aga mis need on? Võt ei tea. Kindlasti on olemas midagi veel põnevamat. Nii et sa pead siis, nagu öeldakse, kätt pulsi peal hoidma ja dramaturgi käest küsima, mis järgmisena tuleb, jah? Jah. Mis on mu järgmine töö? Jah, ja siis sa teed valiku, et palun ikka seda ja huvitavamad rolle. No paraku niimoodi on, et kui sa ikkagi oled teatris palgal, et siis sa ikkagi valida ei saa, mida sa teed enamasti. Vabakutselise peale ei ole mõelnud kunagi? Olen, aga ma olen mõelnud seda nii, et ma ei julge. Sest et siis ma pean ju kogu aeg tegema nii nagu nii nagu teatrisse, eks sattusin üldse, et muudkui ka helistad ja kogu aeg kirjutad ja ma olen siin ja ma olen siin ja ma olen siin, et sa pead ennast kogu aeg müüma heas mõttes, eks ole. Et päris keeruline. Aga kui vaja, küll ma siis hakkama saaks. Nii on. Aeg on läinud päris kiiresti siin selle ringlava peal. Rääkides elulavast. Mis sul tänased jaanid toovad? Ei teagi. Ma arvan, et tahaks, kuna päike paistab, tahaks minna randa, tahaks päevitada. Sest mul väga meeldib päike. Ja rohkem ma ei teagi. Eks ma ikka mingit grillvorsti söön ja kogud energiat järgmiseks teatri hooajaks. Selleks veel on liiga vara. Just enne tuleb monolavastus ära teha. Ja. Eks ma puhkan. Eestlane ei oska puhata. Ja ma ka ei oska. Väga raske on puhata. Selline tunne, et nagu midagi peaks ju tegema nüüd, et mis ma nüüd niisama istun. Aga vahel tuleb kasuks ikkagi niisama istuda ka. Nii on, peab mälutama nii, nagu Freedius ikka rääkis. Jah. Peab aja maha võtma. Igal juhul, et sa päevitaksid hästi, sööksid grillvorsti hästi, puhkaksid hästi ja tuleksid sul vahvad väljakutsed nii teatris kui koolis kui iganes elus. Aitäh, et sa viitisid siia ringlava peale tulla rääkima. Aitäh, Jaanus, et sa kutsusid. Et sa üldse mõtlesid, et minuga on huvitav äkki rääkida. Seda otsustab kuulaja. Mina pole veel ära läinud. Järelikult kõnetas. Soovin sulle, Silja, siis lahedat suve jätku.
ja vastu. Jah. Kui varem ei näe, siis 1. septembril jälle saame kokku. Kuule, saame ikka natuke varem. Jaa. Juba augustis. Ei, sel pühapäeval ma olen publikuna saalis. No, ma äkki isegi näen sind. Ma ei lehvita sulle ausalt. Ära lehvita ja palun. Naerma Kaja ja. Ma hakkan kohe naerma, kui mul lehvitad, siis ma olen tõeline ju naerukajakas. Aga piisab ainult ühest pilgust või mingist väiksest vimkast, mida lavapartner teeb, siis ma lihtsalt hävin. Siis ma istun taha ritta, siis peidan ennast ära. Jah, palun. Ei tule nagu kippelikäsi istuma. Igal juhul, aitäh sulle veel kord. Aitäh, Jaanus. Selline sai seekordne elulaborivestlus. Kui ma sellest jutuajamisest ühe mõtte kaasa võtaksin, siis oleks see kindlasti julgus. Julgus proovida, julgus õppida midagi uut ja julgus teha ära ka siis, kui päris kindel ei ole, kuidas kõik välja kukub. Silja lugu näitab hästi, et vahel ei sünni suured asjad suure käraga. Vahel kasvavad need vaikselt ja tasapisi aastate jooksul, ühest kooliteatri rollist, ühest telefonikõnest või ühest laulust, mis on alguses mõeldud ainult iseendale. Kui sul tekkis huvi Silja muusika vastu, siis otsi teda Spotify's. Seal on tema album Dora ning kuula neid lugusid kindlasti tervikuna. Ja kui võimalus avaneb, siis mine vaata teda ka teatrilaval. Sest just seal kohtuvad kõik need erinevad lood, oskused ja kogemused kõige loomulikumal viisil. Aitäh sulle, hea kuulaja, et meiega selle vestluse kaasa tegid. Järgmised Elulabori lood juba peagi. Kuulmiseni! Tardun taeva sinetusse, see on nii. Olen prii, andun tuule hellitusse, udu õrna suudlusesse, see on nii. Olen prii, väike peitub pilve habemesse, minu sõrmed sinu juustesse, see on nii. Olen prii, unistades poen su kaisutusse, eilne vaju punustusse, see on nii. Olen prii, olen vaba kui lind. Ma teen, mida tahan ja keegi ei takista mind. Olen vaba kui lind. Rõõmust rõkkab rind, kas kuuled, kuidas laulab hing?